Köögis toimetades, eriti siis, kui süüa teha mitu korda päevas, kuluvad köögitarvikud paratamatult. Aja jooksul muutuvad puidust tööriistad tuhmimaks ja karedaks. Just sellistes pragudes tunnevad bakterid ja mikroobid neid kõige paremini. Selleks, et meie köögivahendid oleksid puhtad ja ohutud, on oluline neid regulaarselt hooldada. Nii hoolitseme oma tööriistade eest ja anname neile pikema elu. Viimastel päevadel olen oma puidust köögitarvikuid taas töökorda seadnud. Ja täna näitan teile, kuidas ma seda teen. Alustame korralikust pesust. Kasutan selleks lihtsaid vahendeid, mis on enamasti kõigil kodus olemas. Äädikat, soola ja söögisoodat. Need on looduslikud ja toimivad hästi desinfitseerivalt. Sool pidurdab bakterite ja mikroobide kasvu. Sooda aitab eemaldada mustust ja neutraliseerib lõhnu ning äädikas hävitab paljusid baktereid ja hallitust. Kõigepealt teen lõikelaua märjaks. Seejärel puistan peale korraliku koguse soola ja soodat ja lisab veidi äädikat. Siis hakkan pinda rahulikult nühkima. Oluline on käia üle kogu pind ja kõik praod, et mustus kindlasti välja saaks. Pärast seda loputan tööriistad kuuma veega ja kuivatan suurema niiskuse köögirätikuga. Seejärel lasen neil täielikult ära kuivada. Kui puidust töövahendid on kuivad, on aeg lihvimiseks. Kasutan 2 erineva karedusega liivapaberit. Kõigepealt lihvin pinnad üle karedama paberiga, et eemaldada suuremad ebatasasused. Seejärel kasutan peenemat liivapaberit, et pind jääks siledam ja ühtlasem. Lõikelauda lihvin alati pikki kiudu, nii et tulemus siledam. Kui vaod on väga sügavad, võib selleks kasutada ka elektrilist höövlit. Pärast lihvimist eemaldan tolmu õrna niiskelapiga. Järgmisena jõuame väga olulise etapi juurde, õlitamine. Ka siin kasutan ainult looduslikke vahendeid, linaõli ja apelsiniterpentiin. Õlitamine kaitseb puitu niiskuse eest ja muudab pinna peaaegu vett hülgavaks. Õli peale kandmiseks kasutan tavaliselt paksemat marli. Linaõli valmistatakse linaseemnetest ja apelsiniterpentiin apelsinikoorest. Mina segan neid omavahel, sest apelsiniterpentiin aitab linaõli paremini sügavamale puidupooridesse imbuda. Segan 2 osa linaõli ja 1 osa terpentiini. Terpentiini kasutama ei pea, võib õlitada ka ainult linaõliga, kuid kindlasti ei soovita kasutada tavalisi toiduõlisi. Need lähevad ajapikku rääsuma ja tekitavad ebameeldivat lõhna. Nüüd määrin õliseguga hoolikalt kõik puidust tööriistad ja lasen neil mõned tunnid seista. Seejärel kordan õlitamist. Pärast teist korda jätan tööriistad ööseks tahenema. Kui puit tundub endiselt kuiv, võib õlitamist veel kord korrata. Igapäevasel kasutamisel võiks puidust köögitarvikuid hooldada umbes kord kuus. Sama hooldus sobib ka puidust vaagnatele, kaussidele ja taldrikutele, kõigile puidust esemetele köögis. Igapäevasel kasutamisel tuleks puidust tööriistad pesta alati käsitsi, sooja vee ja vajadusel vähese nõudepesuvahendiga. Neid ei tohiks kunagi panna nõudepesumasinasse ega jätta pikaks ajaks vette ligunema, sest liigne niiskus kahjustab puitu ja võib tekitada pragusi.
Pärast pesemist on oluline tööriistad kohe ära kuivatada. Kõigepealt kuivatan need köögirätikuga ning seejärel lasen neil seista õhu käes. Nii, et puid saaks täielikult kuivada. Hea on asetada need püsti või nii, et õhk pääseks igalt küljest ligi. Kui puidust tööriistad saavad pärast iga kasutus korralikult pestud ja kuivatatud ning aeg-ajalt õlitatud, kestavad need kaua, püsivad ilusad ja on köögis ohutult kasutada. Nii, mina sain nüüd oma puidust tööriistad hooldatud. Loodan, et see video on teile abiks ja innustab ka teid oma puidust köögitarvikuid hooldama.